juba vähemalt 5 aastat tagasi ja olen väga rõõmus, et saan täna tervitada Ivoli ja Civita eestvedamisel elluviidava projekti avaüritusel teid kõiki. Projekti nimi on üpris pikk ja pidulik. Soolist võrdõiguslikkust ja võrdsete võimaluste edendamist toetava koolitus, nõustamis ja tugisüsteemi loomine ja rakendamine Ida-Virumaal. Et te pealkirjast ära ei ehmataks, siis teen esmalt lihtsa ja lühikese kokkuvõtte, miks me sellist projekti üldse vajame. Miks me vajame soolise võrdsuse ja võrdsete võimalustega arvestamist kohalike omavalitsuste tasandil? Vastus on lihtne. Omavalitsused, kes arvestavad naiste ja meeste ning erinevate ühiskonnagruppide erinevat olukorda ja oma inimeste erinevate elanikerühmade erinevaid vajadusi, on nutikamad, paindlikuvad ja teevad paremaid otsuseid. Sellised otsused vastavad paremini kohalike inimeste tegelikele vajadustele ning aitavad omavalitsustel kasutada oma piiratud ressursse targemalt ja tõhusamalt. Väljakutsed Ida-Virumaal on mitmekesised. Tänasel seminaril tutvustab analüüsi Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikust pildist teile kohe pärast mind Civita Eesti esindaja Helen Piin. Ida-Virumaa omavalitsustel on võimalus astuda samme nende sotsiaalmajanduslike murekohtade lahendamiseks, võttes appi ka soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste vaatepunkti. Projekt, mida Ivoli eestvedamisel ellu viime, aitab teil, kohalike omavalitsuste otsustajatel ja poliitikakujundajatel paremini mõista, kuidas teie igapäevatöö, olgu selleks arengukavade koostamine, eelarve planeerimine, sotsiaalteenuste korraldamine või avaliku ruumi planeerimine, mõjutab erinevaid inimesi erinevalt ja kuidas seda arvestada süsteemselt poliitika kujundamises ja otsuste tegemisel. Aga mis on selle kõige kaugem eesmärk ja mõju? Meie lootus ja eesmärk on, et projekt aitab luua Ida-Viru omavalitsustes teadmisi, oskusi ja motivatsiooni, et teha otsuseid, mis arvestaksid eri elanikke, olgu nad naised, mehed, eakad, noored, puuetega inimesed või erinevast rahvusest inimesed, tegelikke olukordi ja vajadusi. Et paraneksid naiste ja meeste võimalused töötada ning ettevõtluses osaleda, et suureneks nii tööealiste kui vanemate inimeste iseseisev toimetulek, majanduslik aktiivsus, turvalisus ja ligipääs avalikule ruumile ja teenustele ning suureneks kokkuvõttes Ida-Virumaa atraktiivsus eri soost ja vanuses töötajate seas, aga ka tööandjate seas ning paraneks piirkonna vastupidavus ja jätkusuutlikkus muutuva oludega kohanemisel. Ma loodan, et kõigile teile on tänasel seminaril ja selles projektis osalemine võimalus soodustada Ida-Virumaa nutikat ja hoolivat kohaliku tasandi juhtimist, mis näeb erinevusi mitte kui probleemi, vaid kui võimalust. Kuigi väljakutsed on keerulised, on see võimalus vaadata kohaliku elu kujundamisele uue pilguga, toetada innovatsiooni ja olla nii oma piirkonnas kui ka terves Eestis soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste edendamisel eeskujuks ja eestvedajaks. Soovin teile kõigile väga huvitavat seminaripäeva ja sisukaid arutelusid. Aitäh teile! Aitäh, Agnes! Nii, aga lähme siis tänase päevaga edasi. Näitan kohe ka, kui mul õnnestub, aga ei õnnestu Jonni Varvutiga hakkama saada. Tänast päevakava. Avasõnad Agnes Einmanilt on nüüd kuuldud ja saame siis minna edasi sellega, milleks me täna siia kokku tulime. Esmalt ma räägin natuke ka sellest projektist, et mis see projekt on, miks see projekt on ja mis selle projekti raames tehakse, sest muudkui me räägime projektist, aga muidu keegi ei ütle, et mis see siis on, millest me räägime. Kui projekt on tutvustatud, annan ülevaate sellest, milline oli projekti esimene osa, mis nüüd on hakkamas lõppema. Ja seal me tegime siis eelanalüüsi selleks, et kogu see projekti päris tegelik põhisisutegevus saaks võimalikult hästi just Ida-Virumaa vajadustele vastavaks ja siinsete inimeste ootustele vastavaks, sest pole mõtet teha asja, mida keegi teha ei taha ja millest kellelegi kasu ei ole.
Kui eelanalüüs on tutvustatud, siis orienteeruvalt kella 2 teeme grupi arutelud. Jagame teid 3 gruppi, vaadates praegu inimeste seltskonna suurust ja arutame 3 teemal, aga kõigest sellest, mida ja kuidas siis täpsemalt, kui see aeg kätte jõuab. Kui arutelud väikestes gruppides on tehtud, tuleme siia suurde gruppi tagasi, räägime omavahel läbi ka selle, mis siis keegi oma grupis rääkis. Võib-olla saame vaielda, võib-olla saame küsimusi esitada, võib-olla saame kaasa plaksutada, vaatame, kuidas läheb. Ja kõige lõpus räägin ka siis natukene väga põgusalt sellest, et mis siis edasi saama hakkab, millised on järgmised sammud ja kes aga tahab projekti tegevustes rohkem kaasa lüüa, siis alati on oodatud ka endast märku andma. Nii. Projekt, nagu Agnes juba ütles, on väga pika ja keeruka nimega. Kui te nüüd kontserdimajas sisse tulite, siis siltide peal nägite te Ida-Virumaa võrdsusprojekti silti. See on see, kuidas me omavahel seda kutsume, et iga kord mitte seda väga pikka ja keerukat nime välja öelda, ehk siis soolist võrdõiguslikkust ja võrdsete võimaluste edendamist toetava koolitusnõustamise tugisüsteemi loomine ja rakendamine Ida-Virumaal. Kõlab väga uhkelt, on ka väga sisukas, aga tõesti niisama väljaütlemiseks natukene liiga suur suutäis. Seega Ida-Viru võrdsusprojekt. Miks selline projekt? Agnes tegelikult ka juba seda puudutas oma avasõnades. Justkui tundub, et see võrdsusteema on mingisugune kõrge-kauge. Tavaliselt suhtutakse sellesse kui mingisse teemasse, mis tuleb kuskilt Euroopa Liidust, midagi, mida peab tegema. Vahel justkui riik ka ütleb, et olge ikka tublid ja vaadake, et kuidas seal naistel ja meestel ja kõikidel teistel inimestel läheb ja et ligipääsetavus võiks ka olla. Aga sellise kohaliku omavalitsuse tasandil sageli jääb see võrdsuse teema endiselt justkui väga kaugeks, kuigi seda ta üldse olema ei peaks. Kohalikud omavalitsused lähtuvad oma tegevuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ehk KOKS-ist, mis siis sätestab selle, et KOV-i põhiroll on korraldada ja juhtida kohalikku elu oma haldusalal, vastavalt siis inimeste vajadustele ja huvidele ning arvestades valla ja linna iseärasusi. Lihtne ja loogiline, kõigile hästi aru saada. Kui me natukene edasi mõtleme, siis me ju teame, et kohalikus omavalitsuses, vallas, linnas, külas, kogukonnas elab palju erinevaid inimesi. Kõlab nagu kunagine reklaamlause, et palju toredaid inimesi. Me kõik oleme natuke erineva taustaga, me oleme eri soost, eri vanuses, erineva võimekusega, meil on võib-olla erinev faas pereelus käsil ja nii edasi. Ja kõigile nendel inimestel peab kohalik omavalitsus siis ühtviisi hästi tegelikult pakkuma nii teenuseid, korraldama kohalikku elu, tagama, et see elu on siin kohapeal mõnus ja tore. Ja siit me jõuame järgmiste seadusteni, mis on riigi tasandil kehtestatud ja mis tegelikult määratlevad ära selle, et kohalik omavalitsus peab tähelepanu pöörama ka soolisele võrdsusele, võrdsele kohtlemisele ning ka ligipääsetavusele. Täna reguleerib soolise võrdõiguslikkuse edendamist riigis soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis siis paneb ka kohalikele omavalitsusüksustele kohustuse soolist võrdõiguslikkust süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendada. Ja ühtlasi ütleb see seadus ka seda, et KOV-id peavad muutma tingimusi ja asjaolusid, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse saavutamist. Ja samuti ütleb see sama seadus seda, et kõik riiklikud, piirkondlikud või institutsionaalsed strateegiad, poliitikad ja kõik muu taoline, millega me siis planeerime oma tegevusi, peab lähtuma sellest, et naiste ja meestel on ühiskonnas erinevad vajadused ja on ühiskonnas ka erinev staatus ning peab arvestama siis sellega, kuidas need meetmed, mida me planeerime või need tegevused, mida me teeme või need taristud ja teenused, mida me loome, mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas. Kas nad teevad kellegi olukorra halvemaks, kas nad teevad kellegi olukorra paremaks või ei mõju nad kuidagi. Sellega tuleb siis arvestada. Võrdse kohtlemise seadus keelab inimeste diskrimineerimise erinevate tunnuste alusel, välja on toodud siis rahvus või etniline kuuluvus, rass, nahavärvus, usutunnistus või veendumused, vanus, puue või seksuaalne sättumus, mille alusel Eesti Vabariigis ei tohi inimesi diskrimineerida. Ja nüüd, kes tahab täpsemalt vaadata, peab seadusesse sisse vaatama, seal on natukene erisused, mis tunnuste alusel, mis kohas on diskrimineerimine keelatud. Aga laias laastus on diskrimineerimine keelatud siis tööelus, teenuste osutamisel, avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste kättesaadavuses, toetuste saamisel, hariduses ja nii edasi.
ning ligipääsetavusega seotud on meil samuti omajagu seaduseid ja määruseid ja kõige olulisem neist on siis määrus number 28 ehk puuetega inimeste erivajadust arvestavad nõuded ehitusele peaks olema. Ma kahjuks seda Teamsi plönni ei saa siit praegu eest ära. Mis määrab ära selle, et millised on nõuded ehitistele ja rajatistele, mis tagavad, et siis puuetega inimesed, liikumispiirangutega inimesed või nägemispiirangutega inimesed ka neile ligi pääsevad. Et selline üldine taust, miks siis kohalik omavalitsus peab tegelema ka soolise võrdsuse teemadega, kuigi see tundub tihtipeale midagi, mis on kaugel, kõrgel ja eemal. Aga projekti juurde täpsemalt. Projektil on selline suur ja ambitsioonikas eesmärk. Kaudne eesmärk on vähendada Ida-Virumaal ebavõrdsust, sealhulgas nii soolist ebavõrdsust kui ka teiste elanikkonnagruppide vahelisi lõhesid. Ehk et me ei räägi ainult naistest, meestest, vaid me räägime ka keelepõhisest, vanusepõhisest, hakkamasaamise võimekuse põhistest lõhedest, ka geograafilise asukoha põhistest lõhedest. Aga projekti otsese eesmärk on siis natukene kitsam, mille kaudu me selle kaudse suure ja ambitsioonika eesmärgini jõuda tahame. Otsene eesmärk on tõsta Ida-Viru kohaliku tasandi otsustajate ja poliitikakujundajate teadlikkust soolise võrdsuse, võrdsete võimaluste ja ligipääsetavuse edendamise vajalikkusest ja viisidest, ehk et miks seda on vaja teha ja kuidas seda teha saab ja pakkuda ka oskusi, teadmisi ja töövahendeid, et seda võrdsuslõimet siis teha, et kõik need otsused, kõik need teod, mis siin oleks tehtud, võtaks arvesse ka erinevate inimeste vajadusi ja võimalusi ning seda, et me kellegi olukorda halvemaks ei tee, vaid pigem ikkagi edendaksime ja vähendaksime igasuguseid lõhesid ühiskonnas. Kuidas, mille abil seda teha, ka seda teadmist soovime me pakkuda. Projekti otsene sihtrühm on nagu aru saada siis Ida-Virumaa omavalitsuste otsustajad ning poliitikakujundajad ja rakendajad ehk laias laastus kõik, kes töötavad Ida-Viru maakonna kohalikes omavalitsustes ja kohalike omavalitsuste allasutustes ka. Aga projektile on võimalik määratleda ka nii-öelda osaline ja kaudne sihtrühm. Osaline sihtrühm on Ida-Virumaa kogukondade esindajad, sest osad tegevused kindlasti soovivad haarata kaasa ka kogukondi, tegevustest saame kohe ka täpsemalt rääkida. Ja kaudne sihtrühm absoluutselt loogiliselt kõik Ida-Virumaa elanikud ning tegelikult kaudselt ka kõikide teiste Eesti omavalitsuste töötajad ja juhid, sellepärast et kui ühes omavalitsuses teha väga põhjalik ja süsteemne projekt ja saavutada mingeid tulemusi, saada mingeid kogemusi, siis tuleb seda kindlasti kõigiga jagada. Mida me siis teeme? Tegime juba ära, on lõpusirgel eelanalüüs. Eelanalüüsi eesmärk on siis see, et me tahame aru saada sellest, et mis see Ida-Virumaa selline on. Me kõik teame, et Ida-Virumaa on eripärane, et ta on võrreldes teiste Eesti maakondadega ajalooliselt, majandusstruktuurist tulenevalt, keeleliselt natukene erinev, rahvastiku koosseisult natuke erinev kui Eestis keskmiselt kõik need näitajad on. Ja selleks, et aru saada, mis on siin need probleemid ja need olukorrad ja need tegevused, mida oleks vaja teha või lahendada, selleks tegime siis eelanalüüsi. Eelanalüüs koosnes 3 osast, pärast räägime sellest täpsemalt, aga vaatasime statistikat ja kirjandust, seda, mis on juba varem kokku kogutud ja tehtud. Rääkisime kohalike omavalitsuste juhtide ja töötajatega ja rääkisime ka kogukondade esindajate ja ekspertidega ja tegime aga kohalike omavalitsuse töötajate küsitlusuuringu. Mis edasi saama hakkab? Järgmisena tuleb selline hästi põhjalik ja magus koolituspakett. Koolituspakett on mõeldud siis kõigile Ida-Viru omavalitsuste töötajatele. See pakett koosneb 3 koolituspäevast ehk siis selline täiskoolituspäev. Ja neil 3 koolituspäeval on 3 teemat. Kas need teemad nüüd tulevad käsitlusele eraldi või kõik koos, see on veel väljatöötamise küsimus, sest me alles hakkame seda koolituspaketti nüüd tõsiselt kokku panema peale eelanalüüsi. Aga teemad, mida käsitleme, on ikkagi sooline võrdsus, võrdsed võimalused ja ligipääsetavus. Lisaks koolituspaketile, ei lähe veel järgmise asja juurde. Ütlen selle ka ära, et koolituskursus on siis silmast silma koolitus, ei ole selline üksinda arvuti taga istumise, nohisemise koolitus, vaid tuleme kõik kokku, sest kuigi me oleme õppinud COVID-i ajal kõik ka omaette arvuti taga töötama ja koolituma, siis see väärtus sageli tuleb ikkagi inimestega interaktsioonis ja koos asjade läbimõtestamises. Igas koolitusgrupis on 15–20 inimest ideaalselt ja kokku 10–15 gruppi.
Ambitsioonikas eesmärk, aga me oleme veendunud, et me teeme oma parima, et see kõik ära teha. Lisaks koolitusele, et ei jääks jälle selline projekt, kus tuleb keegi, koolitab midagi ja läheb jälle minema ja tegelikult me selle koolituse teadmisega midagi peale ei hakka, on projekti plaanitud ka selline nõustamistegevus, mis siis on defineeritud kui suure mõjuga omavalitsuse tegevuste või projektide nõustamine. Igas omavalitsuses saab vähemalt üks projekt ekspertide nõustamist. Eksperdid on siis ligipääsetavuse, võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnast. Umbes 30 tundi projekti kohta. Kokku oleme valmis nõustama siis umbes 10 projekti. Loodetavasti leiame igast omavalitsusest ühe ja suurematest omavalitsustest 2 sellist tegevust, mille juures siis toetada seda võrdsuslõimet, et saaks praktilise kogemuse, kuidas seda päriselt siis tehakse. Mis on need nipid, mis on need trikid ja lisaks sellele luuakse ka tugimaterjalid. Koondatakse kasulikud ressursid, mille juurde saab minna iseseisva töö käigus, tehakse kontrollnimekiri, mis on need sammud, mida tuleb siis vaadata, kui me hakkame võrdsust lõimima KOV-i töösse. Ja 4. osana, ehk siis 3. sellise sisulise suure tükina on tugisüsteemi loomine ette nähtud. Tugisüsteem koosneb 2 osast. Ühelt poolt me koostame juhendmaterjali KOV-idele, kuidas võrdsuslõimet tuleks kohalikus omavalitsuses teha. Seal natuke räägime sellest, miks seda teha, millistes kohtades teha ja olulisemalt siis, kuidas seda täpsemalt teha, millised on need tööriistad ja nipid. Ja teiseks soovime sellist võrgustiku tuge ka arendada selle valdkonna teemadele. Nüüd, kas see võrgustik saab olema mingi eraldiseisev võrgustik, mis luuakse nullist või see on mingi võrgustiku juures nii-öelda üks tegevustest, see on nüüd ka töö käigus välja selgitatav. Alguses lähenesime ühe mõttega, peale eelanalüüsi on meil palju erinevaid mõtteid, kuidas seda teha saab, aga see etapp siis alles algab ja hakkame täpsemalt mõtlema. Projekt on hästi mahukas, nagu te nägite, tegevused on mahukad, aga ka aja mõttes on ta mahukas. Me alustasime juba eelmise aasta detsembris ja see töö kestab kuni 2027. aasta oktoobrini ehk siis pisut üle 3 aasta. Alla 3 aasta, vabandust, niipidi. Täna on eeluuringu etapp lõppemas, nagu ma ütlesin, ja need päris põhilised sisutegevused, need siis nüüd käivitame juunist ja hakkame seal toimetama. Projekti on hankinud IVOL ja seda toetavad Sotsiaalministeerium ja ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on nõu ja jõuga abiks. Ja projekti tegevusi viiakse siis läbi õiglase ülemineku fondi meetme ühiskondliku muutusi toetavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine Ida-Virumaal raames. Ja te olete küll kuulnud seda, et projekti viib ellu Civita Eesti, aga tegelikult viime me seda ellu koos Eesti Puuetega Inimeste Kojaga. Eelanalüüs oli nüüd rohkem Civita kanda, aga kõik muud tegevused ikkagi just ligipääsetavuse osas on Eesti Puuetega Inimeste Koda see, kellel on see pädevus, oskused, teadmised ja võimekus nõustada ja aidata ja koolitada. Nii et nüüd astuvad ka nemad rohkem lavale, mitte küll täna, aga järgmistel kordadel. Kas teil on küsimusi või kommentaare projekti kohta tekkinud? Kui ei ole, siis läheme edasi. Kui teil jooksvalt tekib küsimusi, siis alati andke märku, saab me vastata või küsida ja vastata. Ainuke trikk on see, kuna me salvestame ka seda tänast seminari, siis küsimused tuleb esitada mikrofoni, et siis peab hetke ootama, kuni mikrofon teieni jõuab. Aga räägime siis sellest eelanalüüsi tulemustest. Igaks üks hoiatan ette, et eelanalüüs ise on väga mahukas. Täna me loomulikult ei saa siin väga põhjalikult neid tulemusi tutvustada. Igasse detaili minna ei saa. Nii, Regina soovib. Ma mõtlesin, et ma küsin või ei küsi ja siis ma mõtlesin, et ma ikkagi küsin nagu, et äkki sa natuke, Helen, räägid laiali, sest sa põgusalt puudutasid teemat, et teil toimub nagu nõustamine COVID-i osas ja et nõustatakse vähemasti 1 ja suurtemast COVID-ist siis 2 projekti, aga äkki sa nagu räägid lahti, mis projektid need on, sest ma arvan, et COVID-ile praegu tekitab natuke nagu see arusaamatu või segadust, et kas tehakse veel mingisuguseid projekte või mis nõustamine siis on nagu,
et äkki sa seda poolt avad? Ja aitäh, väga hea täpsustav küsimus. Ma olen ise juba selle teema sees nii sees, et ise saan aru, mida ma räägin, aga alati küsige, kui segaseks jääb. Ei, mida me nimetame nii-öelda suure mõjuga projektideks on tegelikult need tegevused, mida KOV-id niikuinii teevad. On see mõne taristuobjekti loomine ja kavandamine, on see mingi näiteks arengukava kokkupanemine või mingi muu strateegia tegemine või mingi teenuse arendamine või parendamine. Ehk et need igapäevased tegevused, mida KOV niikuinii teeb, me tuleksime nende juurde, mitte tuleksime, vaid tulemegi nende juurde ja vaatame siis koos KOV-ide inimestega otsa, et kas nendes asjades saab võrdsust nii-öelda lõimida ja edendada. Kindlasti saab, on väga vähe asju, milles ei saa arvesse võtta seda, et me tegeleme inimestega. Ja vaatame siis ka koos seda, kuidas seda täpsemalt teha, kuidas seda seirata, mis sellega edasi teha. Ehk et me tegelikult ei taha mitte luua juurde lisakoormust ja lisaprojekte, vaid tuleme teie päris töö juurde ja vaatame sinna sisse, et kuidas siis selles igapäevases töös teha seda koledat, hirmsat ja natuke hirmutavat võrdsuslõimet, millest keegi päris täpselt võib-olla ka aru ei saa. Ja see on täiesti okei, et ei saa, kui ei ole kogemust, ei peagi saama. Teeme selle lihtsaks ja näitame, et see ei ole raketiteadus ja et sellest võib tegelikult kasu olla. Mitte võib, vaid ongi kasu. On veel kellelgi küsimusi? Selgita lahti, miks te seda teete ka? Miks me seda teeme? Sa pead silmas, miks me nõustada tahame või miks me kogu seda projekti teeme? Miks me nõustada tahame? Ma väga põgusalt mainisin, aga põhimõtteliselt mõte ongi selles, et selleks, et mingisugune asi tegelikult ka rakendamiseni jõuaks ja eriti sellise soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise ja ka ligipääsetavuse teemade osas meie kogemus näitab, et me võime rääkida ja me võime koolitada ja inimesed tulevad ja on rõõmsad ja ütlevad, et nad said uusi teadmisi ja nad näevad neid asju teistmoodi ja näed, tõepoolest minu tööga see on tegelikult seotud, kuigi alguses tundus, et ei ole. Aga kui me läheme tagasi oma igapäevatööle, siis tavaliselt need uued teadmised, need pudenevad niimoodi kuhugi kõrvale. Me ei mõtle nende peale, me teeme neid asju edasi täpselt nii, nagu me tavaliselt teeme ja see tähendab ka, et me ei oska tegelikult neid teadmisi hästi rakendada. Selleks, et need teadmised kinnistuksid ja et see jõuaks päriselt ka sellesse töösse, mis me teeme, siis ongi vaja seda nii-öelda praktiliselt läbi teha ja praktiliselt läbitegemine on kõige kasulikum päris töö peal, mitte mingisuguse teoreetilise harjutuse peal, mida on ka tore koolituste raames absoluutselt kindlasti hakkame teoreetiliste harjutuste peal ka läbi tegema. Aga selleks, et päriselt aru saada, kuidas seda asja teha, kuidas seda teha nii-öelda elusas olukorras, kus on palju muutusi ja muutuvaid elemente, kus on ebakindlust, kus me päris täpselt ei tea, võib-olla pole meil mingeid andmeid, mille pealt midagi öelda, siis selleks me tulemegi ja hoiame nii-öelda kogu selle, loodetavasti siis kogu selle protsessi vältel kätt ja saame aidata siis täpselt nende tekkivate küsimustega ad hoc, nii nagu need tekivad. Te rääkisite ka keeleliselt diskrimineerimist. Ega millega teie tegevus hakkab erinema sellega, mida praegu teeb Integratsiooni Sihtasutus, sest nemad ju praegu minu arust tegelevadki sellega, et aitavad nii-öelda inimesi lõimuda Eesti ühiskonda? Ma nüüd ei ole lõpuni kursis Integratsiooni Sihtasutuse igapäevase tegevusega, et kui keegi kindlasti teab rohkem, siis saab mind ka täiendada ja parandada. Aga see projekt vaatab mitte ainult siis keele küsimust, vaid vaatame laiemalt, et me tõesti tegeleme 3 hästi laia teemaga. On ligipääsetavus ehk et see, et me pääseme ligi avalikele ruumidele, teenustele, taristule, infole. Me tegeleme soolise võrdsuse teemadega ehk vaatame seda, kuidas siis saab kohalikes omavalitsustes jälgida seda, mida meie otsused ja tegevused tähendavad naiste ja meeste jaoks, kuigi see vahel tundub, et see justkui keegi kedagi ei kiusa, siis tegelikkuses seal võib olla mõju, mille peale ei mõtle. Ja kui me räägime võrdsetest võimalustest, siis üks aspekt on seal kindlasti keele küsimus, mis Ida-Virumaal on väga oluline küsimus, mis inimesi paneb aegalt teatud olukordades ühte või teistpidi kehvemasse või paremasse situatsiooni. Aga seal kõrval on ka vanus, seal kõrval on ka puue, mis laiemalt kui ligipääsetavuse küsimus, et seal kõrval on ka rahvuse küsimus laiemalt kui võib-olla Eesti ja vene rahvusest inimesest. Ida-Virumaal elab ka teisi inimesi, teiste rahvuste esindajaid ja nii edasi. Et selles mõttes meie nagu tegevus on suunatud KOV-idele ja aitamaks KOV-ide sellist teenuste ja poliitika kujundamist muuta siis võrdsust edendavaks.
ehk siis kokkuvõttes ma võib-olla Helen natuke nagu täiendan siin. Täienda. On see projekti eesmärk ikkagi aidata KOV-e ka korrastada oma administratiivset poolt ehk siis dokumentatsiooni poolt ja vaadata, et seal oleks ikkagi kõik need aspektid ka nagu ikkagi kooskõlas ka aktides, sest kui me vaatame tulevikku, ütleme nii, nagu Helen ütles, et hästi paljud taristud, millega KOV-id nagu tegelevad, on paljuski nagu meil välisrahastuse peal, sest KOV-idel endal ikkagi nagu 100% rahalist võimekust taristuse osas tänapäeval ei ole, siis täna tegelikult Euroopa vaatab ka nagu hästi kriitiliselt ka neid asju, et kas need kõik aspektid, mida Helen on siin üleval nagu mainitud, et kas need on kõik nagu kooskõlas, kas neid on nagu jälgitud, kas nad on dokumenteeritud ja nii edasi, et kuidas KOV-ides tegelikult see pool on nagu korras. Ja see ongi nagu see koht, kus tegelikult Civita koos Epicuga tulevad teile appi ja aitavad, nõustavad, näitavad, koostavad juhised tulevikus, et kuidas teatud projektide osas tuleks ka neid osapooli nagu jälgida, vaadata, dokumenteerida, korrastada mingisuguseid võib-olla kordi teenuse osutamisele, et nad oleks ka nagu neid aspekte arvestavad ja nii edasi. Ja Euroopa rahastusest rääkides, siis kui mõnda aega tagasi sai veel läbi nii-öelda selle linnukese tegemise harjutusega, et loeme üles mitu naist, mitu meest, loeme üles mitu puuetega inimest on kaasatud, siis täna enam ei saa. Täna tuleb näidata, kuidas me sisuliselt oleme arvestanud sellega, et me nii-öelda lõimime võrdsust, ligipääsetavust, soolist võrdsust kõigisse tegevustesse ja see on natukene keerulisem kui lihtsalt inimeste üles lugemine. Aga julgelt küsige edaspidi. Ärge olge vait. Aga jätka, Helen. Kui praegu rohkem küsimusi ei ole, et lähme siis eeluuringu tulemustega edasi. Miks siis eeluuring lühidalt mainisin ennem ka, et kuna projekti eesmärk, nagu te aru saate, on hästi ambitsioonikas, koolitada väga palju inimesi, nõustada väga palju inimesi, toetada läbi võrgustikutegevuse inimesi, kohalikke omavalitsusi ja kogukondi, siis selleks, et seda tegevust nii-öelda tõhusalt teha, me peame tegelikult aru saama sellest, kus me täna oleme, milline on Ida-Virumaa rahvastik, milline on Ida-Virumaa olukord, aga ka seda, milline on Ida-Virumaa omavalitsuste ja kogukondade ja aktiivsete inimeste esindajate arvamused, hoiakud, valmisolekud, uskumused kogu selle võrdsusteema kohta. Ma ütlen lühendatult võrdsusteema, et me ei hakka iga kord ütlema eraldi sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused ja ligipääsetavused, siis hoiame aega ja vahtu nii-öelda kokku. Et kui ma ütlen võrdsusteema, siis ma mõtlen neid kõiki kolme. Selleks seda nii-öelda eelanalüüsiga saadud infot me kasutame kõigi nende kolme sisuelemendi väljatöötamisel ja elluviimisel. See on väga oluline informatsioon olnud juba selle jaoks, kuidas seda koolituspaketti kavandada. Meil on, nagu ma mainisin ka lühidalt, juba uued mõtted selles osas, kuidas teha seda võrgustiku tegevust võib-olla teistmoodi, kui me algselt pakkumust kirjutades mõtlesime, teadmata, kuidas inimesed suhtuvad ja mis siin võrgustikega toimub. Ja nõustamistegevuste planeerimisel ja elluviimisel samamoodi on see oluline teadmine. Ma ei hakka neid uurimisküsimusi praegu ette lugema, aga laias laastus siis kõik need uurimisküsimused, mis meil olid, puudutasidki seda, et milline on see olukord täna, millised on inimeste hoiakud, millised on inimeste kogemused ja valmisolek võrdsusteemadega tegeleda. Ja natuke täpsemalt uurisime tegelikult ka võrgustike koolituste ja kõiki selliseid teemasid, mida ma täna siin ette ei loe, et mis võrgustikud on ja mis koolitused on läbitud, aga see meie enda töö jaoks väga oluline tagasiside. See on ka juba mainitud, et eelanalüüs koosnes siis 3 osast, kirjanduse ja statistika ülevaatest, ekspertide, omavalitsuse juhtide ja töötajate ja aktiivsete kogukonnaliikmete intervjuuuringust ning omavalitsuse töötajate ankeetküsitlusest. Räägin neist kõigest 3 siis natukene lähemalt. Ja nagu ma juba mainisin ka, siis absoluutselt kindlasti on see tänane selline pinnapealne kokkuvõte, et seda infot ja detaili on uuringus endas kindlasti rohkem ja kõige kasulikum mulle tundub meie enda jaoks on see, et meil on selge pilt, kas just selge, aga meil on selgem pilt sellest, et milline on Ida-Virumaa olukord, aga veelgi toredam on see, et me oleme saanud rääkida ja kohtuda kohalike inimestega ja aru saada tõesti sellest, et mis on mured, mis on rõõmud, mis on võimalused.
Alustame kirjanduse ja statistika ülevaatest. Me kasutasime selleks erinevaid infoallikaid, valdavalt siis Eesti selliseid erinevate asutuste statistikat ja andmebaase, aga ka varem koostatud uuringuid, mis on sageli Sotsiaalministeeriumi või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud, aga ka erinevate Tervisekassa, Haigekassa, Töötukassa tehtud uuringud ja analüüsid on siin aluseks. Kõiki üles lugema ei hakanud. Räägime siis, ma ei tea, kui hästi te näete, aga ma räägin põhilised asjad ära. Slaid on tihe. Milline see Ida-Virumaa rahvastik on? Tõenäoliselt ise seda kõike ka teate, aga vahel ei ole üldse paha niimoodi meelde tuletada ja üle rääkida. No ma ei saa kuidagi seda siit eest ära. Las ta siis olla. Ida-Virumaa rahvastik ei lase liigutada. Ja natuke kehvasti, aga ma ei tea, miks ta nii teeb. Ta ei reageeri. Aga noh, on nagu on. Vahel tehnika jonnib. Ühesõnaga, pilt kõlab väga hirmsalt, kui lugeda pealkirja, et Ida-Virumaa rahvastik väheneb ja vananeb, aga noh, see on ka tõsi. Rahvastik väheneb ja vananeb igal pool Euroopas, igal pool Eestis, aga ka Ida-Virumaal. Ja Ida-Virumaal on võrreldes Eesti keskmisega rahvastiku selline kahanemise ja vananemise tendents lihtsalt natukene kiirem. Näiteks perioodil 2015 kuni 2024 kahanes Ida-Virumaal rahvaarv peaaegu 9%, Eestis keskmiselt oli see 2 korda vähem ehk siis 4,5%. Ehk et siit minnaks rohkem ära ja sünnib vähem lapsi juurde. Nagu kõikjal Eestis kasvab ka Ida-Virumaal vanemealise elanikkonna osakaal, aga nagu ütlesin, on Ida-Virumaal kasv kiirem ja eriti kiirelt kasvab vanemealiste naiste osakaal. See tendents iseenesest on ka kõikjal ühtemoodi, et inimesed vananevad ja vanemaid naisi on rohkem kui vanemaid mehi, sest naiste tervis on parem ja eluiga on pikem. See on selline elu paratamatus meil olnud senimaani. Mitte, et sellega midagi ette ei saaks võtta, kindlasti saab. Kõige enam on Ida-Virumaal just inimesi vanuses 60 kuni 74. Siin on ligi veerand elanikkonnast. Selles vanuses Eestis keskmiselt on siis 17 ja natuke peale protsenti selles vanuserühmas. Ja lapsi ja noori ehk siis kuni 19-aastaseid inimesi on Ida-Virumaal 17,8% kõigist Ida-Viru elanikest ja Eestis tervikuna on siis natuke üle 20%. Ehk et võrreldes neid kahte vanuserühma lapsed ja siis üle 60-aastased inimesed, siis Eestis ja Ida-Virumaal on need nagu osakaalud pööratud, et 17 ja 20 ja peale protsenti vastavalt. Naisi on igal pool rohkem, Eestis tervikuna, Euroopas tervikuna, ilmselt ka maailmas tervikuna. Ida-Virumaal on lihtsalt suutsukene naisi veel rohkem kui Eestis keskmiselt, aga see vahe on umbes 2% ehk mitte väga suur, isegi vähem kui 2%. Aga kui me vaatame nüüd naiste ja meeste vanust rahvastikupüramiidis või erinevates vanuserühmades, siis kui me läheme juba sinna 75+ vanusesse, siis on Ida-Virumaal naisi 2 korda enam kui mehi. Ehk et meil on väga palju vanemaid, sageli üksikuid, sageli terviseprobleemidega ja sageli ka väga väikese sissetulekuga naisi. Vot, kõlab väga kurvalt. Ida-Virumaal on ka inimeste keskmine eluiga pisut lühem kui Eestis keskmiselt. Vahe ei ole väga suur, aga see on ikkagi mõõdetav aastates. Meestel on see vahe eriti, on 4,1 aastat, naistel 2,2 aastat. Ja naised elavad, nagu ma juba ütlesin ka, meestest Eestis keskmiselt vist 8 aastat pikemalt. Ja samamoodi siis Ida-Virumaal ka. Ja iive on siin madal. Eesti maakondadest kõige madalam. Nüüd, kui vaadata rahvaloenduse andmeid, viimati tehti rahvaloendus 2021. aastal ja võrrelda neid 10 aastat varem tehtud ehk 2011. aasta rahvaloendusega, siis selgub, et Ida-Virumaa elanikkond on hästi paikne või stabiilne. Need, kes siin praegu elavad, elasid siin suure tõenäosusega, üle 80% elas siin ka 10 aastat tagasi. Mujal on see erisus natukene suurem. Küll aga on tendents praegu see, et kipuvad lahkuma sellised parimas tööeas ja noored inimesed siit maakonnast. Ehk siis sisse rändab vähe, sünnib vähe.
Rahvustest rääkides siis 73 ja natuke peale protsenti on vene rahvusest Ida-Virumaa elanikud, 18,4% on eesti rahvusest ja siis ülejäänud 8,4% on mõnest muust rahvusest. Palju on nüüd siin ukrainlasi peale 2022. aastat, aga on ka näiteks tatarlasi ja igasugu muid rahvusi. Emakeelt rääkis eesti keelena, seda ma ei näe, vene keelena rääkis emakeelt 83 ja natuke peale protsenti elanikest ja eesti keelt oli äkki 18%, kui ma mälu järgi nüüd ütlen. Jah, selline üldine pilt. Kui vaadata nüüd valdkonniti natukene täpsemalt, siis Ida-Virumaa haridus- ja noortevaldkonda puudutav statistika tegelikult peegeldab päris hästi selliseid maakonna väljakutseid ehk et inimesed on võib-olla vanemad, nooremad inimesed kipuvad lahkuma ja vene keel ja eesti keel on olulised teemad, mis siin on esil. Natuke täpsemalt rääkides, siis võrreldes Eesti keskmisega on Ida-Virumaa elanikel natukene sagedamini kutse- või keskharidus. See on umbes 7% see vahe ja natuke harvem on kõrgharidus. Vahe on umbes 3%. Aga nagu kõikjal on ka Ida-Virumaal naised meestest haritumad, see on Eestis üleüldine tendents, see jätkub ja on pidevalt nii ja selle üle võib arutleda, miks ta nii on, aga võib-olla see on niisugune koolituse teema, täna sellele ilmselt aega pühendada ei ole võimalik. Ja kui me vaatame nüüd rahvustepõhiselt või keelepõhiselt inimeste haridustaset, siis Ida-Virumaal on vene emakeelega inimesed pisut kõrgemalt haritud kui eesti emakeelega inimesed. Ja see vahe on umbes 4% nii kutse kui ka kõrghariduse tasandil. Mis on huvitav on see, aga mis peegeldab seda, mis toimub maakonna rahvastikuga, on see, et põhihariduses õppijate arv Ida-Virumaal on kahanenud kõvasti, alates 2017. aastast lausa 7,5%. Ja miks on huvitav on see, et samal ajal Eestis põhihariduses õppijate osakaal kasvab ja kasv on olnud ligi 20%. Ehk et see näitab väga tugevalt seda, et iive on madal ja ilmselt ka noored pered lahkuvad piirkonnast. Üldhariduse katkestajaid on kõikjal Eestis palju, see on kõikjal Eestis kasvutrendis, sealhulgas ka Ida-Virumaal. Kui varem oli üldhariduse katkestajaid rohkem noormeeste seas, siis nüüd on kasvamas tüdrukute osakaal. Samamoodi on see nii Eestis keskmiselt kui Ida-Virumaal. Ida-Virumaal see kasv algas natukene varem, aga see võib olla selline statistika ja juhuslikkuse mäng, et sinna sisse võib vaadata, päris täpselt ei oska põhjuseid öelda. Nüüd enamus üldhariduse katkestajatest jätab kooli pooleli gümnaasiumi osas. Gümnaasiumi õpilasi on Ida-Virumaal üldse rohkem proportsionaalselt kui Eestis keskmiselt, et siin palju rohkem õpitakse gümnaasiumi õppes. Aga siin on ka palju siis gümnaasiumi õpingute katkestajaid ja kui vaadata sinna sisse, siis kõige rohkem katkestavad need vene emakeelega noored, kes on õppinud või õpivad eesti õppekeelega koolis. Nüüd meil on eestikeelsele haridusele üleminek ja õppekeeled on uus teema, teine teema nüüd, aga varem siis näitas statistika seda. Ja see on kindlasti selle eestikeelsele õppele üleminekul ka oluline asi, mida silmas pidada. Et nendele noortele tuge ja tähelepanu pöörata. Nüüd põhihariduse katkestajate seas, kes siis ei ole veel gümnaasiumiastmesse jõudnud, domineerivad maakonnas vene emakeelega noormehed ja valdavalt 7.–9. klassis, mis on siis selline keeruline teismiga nii poistel kui tüdrukutel. Ja nagu öeldud, siis tüdrukute arv on tegelikult kasvamas kõikjal, kes katkestavad õpinguid. Need noori, ehk siis need noored on need noored, kes ei õpi, ei tööta ega osale ka koolitustegevustes, kes lihtsalt on. Neid on Ida-Virumaal enam kui teistes Eesti piirkondades keskmiselt. Ida-Virumaal on see siis 17,5%, mujal keskmiselt 11%. Ja kui 2020. kuni 2023. aastal Ida-Virumaal need noorte osakaal langes kenasti, siis 2024. aastaks tegi see hästi suuri hüppe ülesse ja võrreldes näiteks 6 aastat varasema ajaga oli see hüppe lausa kolmandiku võrra. Nii et kindlasti
tuleb sellele grupile tähelepanu pöörata. Räägime tööturust ja tööelust ka. Palgatöötajate arv Ida-Virumaal kahaneb. Eelkõige toimub see kahanemine sellises nii-öelda parimas tööeas 25. eluaastast 62. eluaastani. Seevastu on kasvanud nende töötajate osakaal, kes on pensioniealised või siis juba või pensionieelikud nii-öelda, ehk siis 63-aastased ja vanemad töötajad. Perioodil 2013–2022 ehk siis 10 aasta jooksul oli see kasv lausa 68,3%. Eks see on kasvamas tegelikult kõikjal riigis, sest lihtsalt elu nõuab. Tervis on ühtepidi tihtipeale parem ja teistpidi elu on nii kallis, et sa ei saa endale ainult pensionil olemist lubada. Aga Ida-Virumaal on see kasv olnud siis eriti suur. Ja eks siin tuleb kindlasti kõrvale vaadata seda, et nende nooremate tööealiste elanike osakaal kahaneb, nad kas rändavad välja või neid ei kasva nii-öelda peale enam piisavalt. Et see sunnib siis ka pensioniealiste osakaalu suurenema. See mure, et töötajaskonna pealekasvu ei ole, on väga akuutne. Sarnane võib-olla Hiiumaaga numbrite poolest, sellel on ka üks väga peen nimi, mis mulle praegu ei tea, pole meelde, tööturu surve indikaator äkki. Mis siis näitab seda, et tegelikult nii-öelda järjest väheneb see alt peale tuleva põlvkonna osakaal võrreldes sellega, kes siis eest pensioniealiseks saab. Tööhõive määr on siin maakonnas Eesti keskmisest madalam. 15–74 aastaste seas on siis vahe Eesti keskmisega 13,8%, mis on päris suur. Ja Ida-Virumaa on Eesti 3. maakond vähenenud töövõimega inimeste arvult, juhib siis Harjumaa, kus on kõige rohkem inimesi, ja Tartumaa, kus on ka maru palju inimesi. Aga Ida-Virumaa on siis 3. Registreeritud töötuid on siin samuti rekordivääriliselt kõige enam Eestis, 11%, riigis keskmiselt 6,5%. Ja töötute arv on kasvamas, viimase 6 aastaga on see kasv olnud siis ligi 30%. Ehk et kokkuvõttes võib öelda, et Ida-Virumaal on selliseid tööotsijaid rohkem kui mujal Eestis, teistes piirkondades, aga ettevõtted on hädas, sest nad seisavad väga suurte raskustega silmitsi, kui nad otsivad sobivat tööjõudu ja murekohaks on siis kvalifitseeritud või sobivate teadmiste ja oskustega tööjõupuudus. Ja see ei ole saladus, et väga palju sellises heas tööeas ja hea kvalifikatsiooniga ja oskustega inimesi on Ida-Virumaalt läinud ja leidnud kogu selle majandusliku restruktureerimise käigus väljakutsed mujal ja töökoha mujal. Ja samas on maakonnas ka vähe vabu ametikohti võrreldes teiste piirkondadega. Nii et selline paras paradokse täis teema on tööturu teema ja kindlasti väga keeruline ja oluline tähelepanu pöörata erinevate rühmadele. Räägime rahast ka. Jälle ei ole võimalik liialt rõõmustada. Ida-Virumaa inimeste keskmine sissetulek on Eestis madalamate hulgas. Näiteks eelmise aasta 3. kvartalis oli Eesti keskmine brutokuupalk ligi 2000 eurot ja Ida-Virumaal oli see siis keskmiselt pisut üle 1500 euro. See on siis aritmeetiline keskmine, mitte mediaan, aga mediaani pilt ei ole parem. Võib-olla mille üle võib rõõmustada on see, et sooline palgalõhe on Ida-Virumaal Eesti keskmisest madalam. Vaatan nüüd Kerstile otsa, kes noogutab või raputab pead, aga umbes Eesti 3 madalama soolise palgalõhe seas Kersti noogutab. Kolleeg, kes tegi analüüsi, lihtsalt on Kersti, istub siin eesreas. Ehk et Ida-Virumaal naised ja mehed saavad ühtmoodi madalat palka, võib olla selle selline kurb tunnistus, aga teisalt sooline palgalõhe ikkagi eksisteerib ja sellel joonisel siin on ka näha siis erinevate vanusrühmade lõikes meeste ja naiste palkade võrdlus. See on 2022. aasta andmete pealt. Ehk et kõige madalam, aga sooline palgalõhe on endiselt olemas. Ka keskmine sissetulek leibkonna liikme kohta on madalam kui Eestis keskmiselt. 2023. aastal oli siin maakonnas natuke üle 800 euro, mujal natuke üle 1000 euro. Nii et vahe on täitsa olemas.
Igal aastal kasvab Ida-Virumaal nii-öelda siirete osakaal ehk siis pensionitest ja toetustest saadava sissetuleku osakaal, mis on loogilises seoses sellega, et vanemaealiste inimeste osakaal kasvab ehk siis neid pensioneid ja toetusi määratakse sageli rohkem ka, pensionid saavadki enamasti ainult vanemaealised, eks ole, aga ka muid toetusi ja väheneb siis palgatööst saadava sissetuleku osa. Kolmandik maakonna elanikest elab suhtelises vaesuses, mis on suurim osakaal riigis ja see näitaja on kahjuks suurenemas. Ja siin on ka kõige suurem alaealist last üksi kasvatavate vanemate osakaal, natuke üle 20%, üksi elavate inimeste osakaal samuti üle 20% ja üksi elavate pensionäride osakaal, mis siis on 34%. Ehk et inimesed elavad, väga paljud inimesed elavad üksinda, väga paljudel inimestel on üksinda vaja hooldada ka lapsi või toetada vanemaid pereliikmeid. Sissetulekud on madalamad ja sellest tulenevalt siis kõik see kokku pannes tähendabki seda, et toimetulek on keerulisem kui teistes piirkondades keskmiselt. See Eesti võrdlus on siis Eesti keskmisega, mis ma teen, et on ka teisi piirkondi, kus ei ole asjad kuigivõrd roosilised. Igaks juhuks mainin ka seda. Kas selle statistika ülevaate kohta on tekkinud küsimusi, kommentaare? Et mul küsimus nende nii-öelda hulkuvate noorte kohta, nagu on teada, et alates selle aasta septembris hakkab olema koolikohustus kuni 18 olema kohustuslik. Kas see nagu muudatus teie arvates parandab nende nii-öelda langetab seda hulkuvate noorte arvu või mitte? Aitäh! See kindlasti omab potentsiaali NEET-noorte arvu vähendamiseks eeldusel, et need kohad, kus õppida ja millega siis tegevuses olla haridusmaastikul on olemas. Ma pean tunnistama, et ma ei ole sellesse teemasse liialt palju üleüldse süvenenud. Ma tean, et see on tulemas ja mul on omad väga isiklikud kõhklused, kui hea mõte see on nii kiiresti teha, sest mul on tunne, et ega neid noori ei ole kuhugi panna, mitte ainult Ida-Virumaal, vaid igal pool Eestis on pigem see probleem. Aga ma ei saa väga tugevat seisukohta võtta, kuna ma tõesti ei ole süvenenud. Aga potentsiaali sellel mõttel kindlasti on, sellepärast et kui noored peavad õppima kuni 18-aastaseks saamiseni, mitte kuni 17-aastaseks või 16, kui oleneb, kuidas see 9. lõpetatud saab, siis see on justkui aasta kuni 2 võidetud mingit tegevust. Kas on veel küsimusi? Kui praegu ei ole, siis läheme edasi küsitlusuuringu tulemustega. Küsitlusuuring eesmärgid täpselt sama, et tahame ikkagi aru saada siis, mida inimesed mõtlevad, mida nad on kogenud, millised on kogemused, teadmised, oskused. Me korraldasime ankeetküsitluse Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste töötajate seas. See ankeetküsitlus toimus üsna hiljuti, 2. maist 14. maini oli lahti. Kutseküsitlusel osaleda ja ka 2 või 3 meeldetuletust sai selle lühikese perioodi jooksul saadetud 526 inimesele. Lõpetatud ankeete laekus 72, mis teeb vastamise määraks 13,7%, mis iseenesest ei ole võib-olla isegi vastamise määrana nii palju madalam kui suurtel elanikkonna küsitlustel, aga murekoht on loomulikult see, et kõikne valim üleüldse oli päris pisike, et siin tuleb neid protsente selle pilguga siis vaadata. Lisaks oli 71 inimest alustanud ankeedi täitmist, aga selle pooleli jätnud ja neid me siis analüüsi ei kaasanud, kuna see oleks ajanud pildi segaseks. Ja sageli lõpetati see ankeedi täitmine päris alguses. Omavalitsuste lõikes jäi vastamise määr 8,6% ja 25,7% vahele ja siis sellise kõige kõrgema vastamise määra auhinna saab anda Lüganuse vallale, et selle võib ka välja tuua. Kahjuks mul karikat anda ei ole, aga au ja kuulsus. Mis me küsisime igasugu küsimusi selle kohta, kui palju on võrdsusteemadega kokku puututud, kui palju see inimeste hinnangul nende igapäevatöös esile tuleb, kui palju üldse KOV peaks nende teemadega tegelema, kui palju nad ise arvavad, et nad teavad nii-öelda töö tegemiseks vajalikul määral nendest teemadest.
Ja see on selline hea taustainfo meile. Küsimusi oli rohkem kui see, mis ma täna näitan, sest kõik ei ole võib-olla selline, millest oleks nii-öelda huvitav vaadata. Teadmiste kohta küsisime inimestelt, et kas nad hindavad, et nende teadmised on piisavad siis ligipääsetavuse, võrdsete võimaluste, soolise võrdsuse ja võrdsusleime valdkonnas selleks, et oma tööd igapäevaselt teha. Enamus inimesi hindavad, et teadmised on piisavad. Kõige rohkem hinnatakse oma teadmisi võrdsete võimaluste ja ligipääsetavuse valdkonnas ja kõige võõram oli võib-olla võrdsusleime termin. Definitsioonid olid inimestele tegelikult ette antud, nii et ei pidanud ise nuputama, mis see on. Nii et KOV-ide töötajate hinnangul teadmised valdavalt on piisavad, aga on ruumiga arendamiseks ja parendamiseks. Ja oli ka palju neid, mitte palju, aga ütleme 10 või pisut enam neid, kes leidsid, et need teadmised ei ole üldse vajalikud nende töö jaoks. Ja küsisime ka seda, kui palju on oma tööülesannete raames tegelikult kokku puututud erinevate teemadega. Pealkirja ütleb küll ligipääsetavuse teemaga, tegelikult kõigi võrdsuse teemadega. Kõige enam on kokku puututud just ligipääsetavuse tagamise teemaga. See on nii ankeetküsitluses kui ka intervjuuringus ilmselgelt välja tulnud, et see on kõige arusaadavam ja kõige rohkem ehk ka teema, millest on räägitud ja mida on koolitatud ja seda nii-öelda aimatakse, mis see on ja selle vajadust nähakse oma igapäevatöös ka ja sellega tegeletakse rohkem. Ehk siis ainult 31% vastanuist olid need, kes ütlesid, et nad ei ole üldse selle teemaga kokku puutunud. Võrdsete võimaluste edendamise ja soolise võrdsuse edendamise teema on nüüd natukene keerulisem. 44% ütles, et nad ei ole võrdsete võimaluste teemaga oma nii-öelda igapäevatöös kohalikus omavalitsuses kokku pidanud puutuma ja üle poolt ehk 57% polnud kokku puutunud soolise võrdsuse edendamise teemaga. Ja see on nüüd läbiv, et nii intervjuudel kui ka küsitluses igal pool on näha, et ligipääsetavus on kõige tuttavam, võrdsed võimalused, eelkõige tänu sellele nii-öelda keelelisele taustale on ka tuttav teema, soolise võrdsuse edendamine tekitab rohkem küsimusi ja tekitab ka rohkem emotsioone. Siin on sobiv koht öelda, et me saadame need slaidid teile hiljem, et te saate neid tabeleid ja jooniseid, mis siin on väga kribukirjas vaadata siis ekraanil suurendatuna ja süvendatult. Ehk et kõike praegu nägema ei pea. Küsisime, andsime ette terve nimekirja sellistest võimalikest probleemidest või murekohtadest, mis siis võrdsusvaldkonnas statistika ja kirjanduse analüüsi põhjal Ida-Virumaad võiks puudutada ja küsisime, et kuivõrd on need asjad probleemiks teie omavalitsuses. Ja väga selgelt joonistus välja, et kõige suuremaks murekohaks peetaksegi elanike vananemist, tööealiste elanike lahkumist, kõrget töötuse ja vaesuse määra ning üksi elavate pensionäride suurt hulka. Ehk et need samad asjad, mis joonistusid ka selle statistika ülevaatest väga hästi välja. Vähem nähakse muret soolise palgalõhega, aga nagu nägime, Ida-Virumaal ongi sooline palgalõhe Eesti kontekstis väike, ainult 6,5%, kui ma mäletan, Eestis keskmiselt 13,1% äkki. Ja välja toodi veel vaba vastusena ka erinevaid teemasid, näiteks seda, et vaimse tervise teenused, eriti noortele ja alaealistele on puudulikud või ei ole üldse kättesaadavad. Sõltuvushäiretega inimeste rehabilitatsiooniteenused toodi välja. Toodi välja murekohana, et rahvuse alusel eristatakse, et keelt osatakse vähe eesti keelt eelkõige. Toodi välja kehvad ühistranspordiühendused, mis pärsivad vaba ja veetmise võimalusi ja juurdepääsu. Elanike madalad sissetulekud, nagu me juba teame, ja välja toodi ka seda, et Eestis teistes piirkondades ja Ida-Virumaal on inimestel ebavõrdsed võimalused, et Ida-Virumaa inimesed on näiteks kinnisvara sunnismaised, oli vist see üks näide, mis välja toodi, sest siin see kinnisvara väärtus on nii palju madalam, et mujal selle eest väga midagi osta ei saa ja seetõttu on kolimine keeruline. Sellised mured olid siis küsitlusele vastanutel. Küsisime ka seda, kui palju üldse peaks omavalitsus vastajate hinnangul tegelema võrdsusteemadega ja seda siis nii kohaliku elu korraldaja kui ka tööandjana, sest omavalitsusasutused on ka tööandjad.
Ja siin joonistus jälle välja see, et ligipääsetavus oluline absoluutselt mõlemal tasandil. Täpselt ühepalju ka, et 90% ja ütlevad kõik, et see on oluline nii teenuste ja taristu planeerimisel kui ka siis töökoha planeerimisel. Võrdsed võimalused samuti. Ligikaudu 80% peab seda nii KOV-i nii-öelda korraldustöös kui ka tööandja rollis oluliseks. Ja soolise võrdsuse poolt siis nii-öelda hääletati vähem, aga siiski ligi 70% ja pisut üle 60% vastavalt kohaliku elu korraldajana ja tööandjana peavad seda ikkagi ka oluliseks. Nii et teemaga justkui tegelema peaks. Küsisime seda, et aga kuidas siis on? Kas siis arvestatakse kohaliku elu korraldamisel võrdsuse põhimõtetega? Ja KOV-i töötajate hinnangul pööratakse tähelepanu sellele, et avalik ruum, teenused ja info oleksid kättesaadavad kõigile, ehk siis ligipääsetavus on just see, millega arvestatakse enim. Väidetavalt arvestatakse teenuste ja tegevuste kavandamisel ka erinevate inimeste vajaduste ja võimalustega ja kujundatakse siis teenused vastavalt sellele, et ikkagi lähtutakse sellest, mis inimesed meil siin elavad, millised on nende vajadused, millised on nende võimalused ja siis pakume neile vastavalt sellele teenuseid. Küll aga see, et ei koguta statistikat ja tagasisidet oma tegevuse või teenuste kasutamise kohta erinevate rahvastikurühmade lõikes ja ka see, et ei ole seatud selliseid strateegilisi eesmärke võrdsuse suurendamiseks või võrdsuse edendamiseks või ligipääsetavuse edendamiseks, näitab seda, et teemaga tegeletakse pigem juhuslikult ja mitte süsteemselt ja sama tuli välja ka intervjuudest, et väga sageli sõltub see ikkagi selliste üksikute entusiastide teemast huvitatud inimeste tegemisest, kas sellega tegeletakse või mitte, aga see ei ole süsteemne ja see on kindlasti koht, mida siis ka selle nõustamistegevuse ja koolituste ja tugiteenustega me tahame parandada. Küsisime ka seda, et kas miski motiveeriks teid nende 3 teemaga rohkem tegelema. Leiti, et jah, me oleksime rohkem motiveeritud, kui sellel võrdsusvaldkonnal oleks selge seos minu tööülesannetega. Ja see on see koht, kus me näen, et me saame väga palju tegeleda teavitamise ja võib-olla ka selgitamisega, sellepärast et tegelikkuses on kõigil KOV-i töötajate tööl väga selge seos ligipääsetavuse tagamisega, võrdsete võimaluste ja soolise võrdsuse edendamisega. Samuti, kui oleks nii-öelda kodanike tellimus, et inimesed nõuaksid, et see nende teemadega tegeletaks, siis KOV-i töötajad nendega ka rohkem tegeleks. Aga välja toodi ka seda, et paremad teadmised oleksid kindlasti kasuks ja siis, kui saaks kasutada ekspertide või selliste nõustajate tuge, et see kindlasti aitaks ka rohkem tegeleda. Ja ka võrgustikku päris paljud ikkagi leidsid, et oleks hea, kui saaks. Ja jõudsime intervjuu uuringu juurde. Luban, et see ei ole pikk, siis saame minna arutelu juurde. Kas vahepeal on küsimusi? Tundub, et ei ole. 2 kuu vältel siis veebruarist aprillini oli ilmselt mitmetel teistki siin võimalik osaleda intervjuu uuringus. Kokku me intervjueerisime 63 inimest, mis on peaaegu sama palju kui neid, kes vastasid ankeedile. Me intervjueerisime KOV-ide juhte, KOV-ide töötajaid, kogukondade esindajaid ja eksperte ja intervjuud olid kas individuaalsed või rühmaintervjuud. Rühmaintervjuud olid ka väga eri suurusega sõltuvalt sellest, et kuidas siis inimesed lõpuks kohale tulid, sest vägisi me kedagi kohale vedada ei saa. Aga kokku 63 intervjuud väga laia sihtrühmaga ja väga huvitavad intervjuud olid. Väga selline kontsentreeritud kokkuvõte sellest, mis siis intervjuudes välja tuli. Väga palju sellest on üsna sama, mis on juba eelnevate osade juures välja toodud. Aga kõige selgemalt, kui me hakkame rääkima võrdsuse teemadest Ida-Virumaal, ikkagi tuleb välja keeleteema. Kõige suurem murekoht on eesti keele vähene valdamine, mis piirab inimeste ligipääsu tööle ja haridusele ja koolitustele ja erinevatele võimalustele. Ja toodi siis väga sageli välja ka seda, et noored, kes oskavad kas inglise keelt või eesti keelt, lahkuvad piirkonnast, kas siis Eestist üldse või Ida-Virumaalt.
Ja et keeleoskuseta noortel, kes samas siia jäävad ja on justkui sunnismaisemad, on vähe töö- ja haridusvõimalusi siin kohapeal. Ehk et see on kindlasti teema, millega tuleb silmitsi seista ja mis on murekohaks. Toodi välja keeleteemast ka see, et teenuseid ja teavet tuleb pakkuda 2 keeles alati, et tuleb pakkuda riigikeeles ja kuna on osad omavalitsused, kus valdavalt on eestikeelne elanikkond ja teised omavalitsused, kus on rohkem venekeelset elanikkonda, siis alati tuleb teenuseid ja teavet pakkuda nii eesti kui vene keeles. Ja välja toodi ka see, et nüüd just eriti vanema elanikkonna puhul on nüüd selliste keelemure ehk suurem, sellepärast et eesti keeles sageli vanem venekeelne elanikkond üldse toimetada ei saa ja nad vajavad kindlasti hästi tugevat tuge sinna kõrvale ja kui me siis paneme sinna veel digiteenused ka otsa, et siis see vanem elanikkond vajab abi selleks, et riigielus osaleda. Murekohana toodi ka välja see, et tegelikult tahaks ju eesti keelt harjutada ja tahaks eesti keelt osata, aga puuduvad võimalused tegelikult sellise eestikeelse suhtluse praktiseerimiseks. Ilma selleta jääb see nii nagu kõik oskused, kui me ei praktiseeri, aga me siis ei saa ka väga vilunuks nendes oskustes. Ehk et tuleb leida kuidagi võimalusi eesti keeles suhtlemist harjutada rohkem ja pakkuda seda võimalust. Ja samuti toodi välja see, et ega Ida-Virumaal ei saa elada, kui sa oskad ainult eesti keelt, et sa pead ikkagi vene keelt ka oskama. Sa ei saa siin tööd teha, kui sa ei oska vene keelt, sellepärast et jah, teoreetiliselt justkui peaks kõik olema nii-öelda jokk, aga tegelikult sa pead ikkagi vene keelt oskama, et oma inimeste, oma klientidega suhelda. Ja uue teemana, mida puudutati ka päris mitmes intervjuus, oli ikkagi see, et me räägime eesti keelest ja me räägime vene keelest ja meil on teenused ja teave justkui väga hästi dubleeritud ja see on kõik hea, aga üha rohkem on siin ka inimesi, kes ei oska ei eesti ega vene keelt, kes suhtlevad inglise keeles ja kindlasti tuleb hakata tähelepanu pöörama ka sellele, et meil oleks teave ja teenused ja tugi olemas ka inglisekeelses keeleruumis olijatele nii-öelda. Ja teine suur probleem, mida välja toodi, oli vanemaealiste elanike teema, mis toob välja näiteks ligipääsetavuse kitsaskohad ehk et avalik ruum, teed, tänavad, majad ei ole tingimata ligipääsetavad. Vahel on küll nii, et kaldtee läheb majja sisse, aga majas edasi sa ei saa, sest lifti ei ole. Tänavatel on võimatu ratastooliga või ka lihtsalt liikumisraskustega inimesel liikuda või väga keeruline, kui mitte võimatu. Ja see ei ole tingimata ainult, eks ole, vanemate inimeste probleem, see on murekoht nii vanematele inimestele, lastele, liikumispuudega inimestele, lapsevanematele, kes liiguvad kärudega ja nii edasi. Vanemaealiste inimeste madal digipädevus toodi välja, see piirab teenuste ja toe kättesaadavust. Ja toodi välja ka see, et vanemad vene emakeelega kodanikud ei saa kätte eestikeelset või eesti kohta käivat nii-öelda infot, nad on infosulus ja peavad otsima infot siis mujalt kanalitest ja võib-olla päris täpselt ei teagi, mis nende kodukohas toimub. Üksi elavate vanemate inimeste toimetulek on väga habras ja see tähendab seda ka, et siis selline koormus, mis kaasneb tööealisele elanikkonnale, on suur, sellepärast et peab hooldama nii lapsi kui ka vanemaid pereliikmeid ja enamasti on need hooldajad siis naised. Aga vanemaealiste kõrval toodi välja ka puuetega inimeste suurema toetamise ja kaasamise vajadus ja tunti muret ka siis selle pärast, et vähekindlustatud või siis erinevad tuge vajavate noortega ei tegeleta piisavalt. Sellised olid suuremad mured. Ja võib-olla kui see kõik kokkuvõttes on küll nii-öelda intervjuuringu kokkuvõte, aga see väga hästi peegeldab ka kogu seda paketti laiemalt, siis võib välja tuua, et võrdsuse valdkonnas on meil nii-öelda puudulik strateegiline lähenemine, ei ole süsteemne käsitlus, pole seatud eesmärke, ei koguta statistikat ja tagasisidet, võrdsus ei ole prioriteet, selle seost KOV-i tegevusega ei tajuta, võib-olla ainult ligipääsetavus on natuke rohkem ja see keeleteema, aga kõik muu tundub, et see on võõras. Ja võib-olla mis veel väga ilmekalt välja tuli, on see, et kõlab uskumus, et see, kui mingisugune asi on nii-öelda, et kui on ebavõrdsus mingisuguses teenuses või mingisuguses olukorras või kedagi
justkui diskrimineeritakse, et see on kindlasti pahatahtlik tegevus, et see on kindlasti midagi, mida siis keegi on pidanud teadlikult tegema, et vot nendele inimestele me neid võimalusi ei anna. Ja loomulikult ei ole ju keegi pahatahtlik ja ei taha ka keegi öelda, et mu kolleeg on pahatahtlik. Ja see on pigem selline napi ja lünkliku teadmise murekoht. Ehk et tegelikkuses see, kui mingi grupp on võib-olla täna ühiskonnas natukene kehvemate võimalustega, halvemas seisukorras, ei tähenda seda, et keegi pahatahtlikult neid kindlasti kiusab, vaid see on kujunenud aja jooksul mingisugused muutused, ühiskonnas on olnud väga palju muutusi, Ida-Virumaal on olnud majandusstruktuuris väga palju muutuseid ja sellega kui me ei ole analüüsinud nende muutuste käigus ja muudatuste tegemise käigus seda, kuidas see mõjub erinevatele elanikkonnarühmadele, siis see struktuurne ebavõrdsus lihtsalt tekib. Keegi ei ole selles otseselt süüdi, keegi ei ole seda pahatahtlikult teinud, vaid see on aja jooksul niimoodi kujunenud, mis ei tähenda, et see peaks niimoodi olema, me peaksime sellele tähelepanu pöörama. Küsimusi? Regina. Mul on lihtsalt see küsimus, et kas antud analüüsi avalikustatakse ka või kus saavad need, kes näiteks täna siin seminaril ei osalenud, sellega tutvuda? Me koondame selle, praegu on 3 eraldi raportit, me koondame ühe koondraporti ja siis me räägime Ivoliga läbi, vaatan Annelile otsa. Kindlasti avalikustame, kus see kanal on, kus ta täpselt üles riputatud on, see selgub, aga me saame saata laiali siis teavituse. Kas või kõigile nendele 526-le, kes meil küsitlusele osalesid. Veel küsimusi? Kui praegu ei ole, siis saamegi edasi minna arutelu juurde. Aruteluks on meil aega kuni kella, püüame poole tunniga hakkama saada, ehk siis 14:45-ni. Grupid võivad koguneda ühte kohta, kas siin ruumis või siin kõrval, Kersti näitab suunda, on veel üks ruum, kus on ka lauad, kus saab ka arutada. Räägin ennem logistika ära ja siis räägin, mida tegema peab. Kersti kõrvalt on võimalik saada kirjablokke, pastakaid, postit, täppi, kleepse, mida iganes te tunnete, et teil on aruteluks vaja. Ja reegel on see, et ärge tülli minge, olge sõbralikud. Aga vaielda võite, see on okei. Ja arutelu teemad on niimoodi, et ma olen ette valmistanud 3 teemat, aga poole tunni jooksul te tõenäoliselt kõiki 3 läbi arutada ei jõua. Alustage sellest, mis teile tundub kõige rohkem emotsioone tekitavat või südamelähedasem või kõige kergem või vastupidi kõige raskem. Ise lepite omavahel kokku, ärge tülli minge, aga jõudke mingile kokkuleppele. Ja teemad on siis 3. Eelanalüüsi tulemuste peegeldus, tõhusad koostööformaadid ja tõhusad koolitused. Ehk et kui te võtate eelanalüüsi tulemuste peegelduse, siis ma tahaksin, et arutaksite läbi, kas midagi olulist ja eelanalüüsi tulemuste kokkuvõttes puudutamata. Võib-olla meil on see kuskil analüüsis endas sees, aga mis on teie hinnangul mingi oluline teema, mis jäi puudutamata, kui oli? Kas midagi, mida sai võib-olla ehk liiga palju rõhutatud, oli mitte oluline või oli ebamugav, et seda palju rõhutatud sai, mis tunded tekitas, selline spordikommentaatori küsimus. Ja kas eelanalüüsi tulemuse tutvustuses oli midagi, mis üllatas? Ja põhjendage siis kõiki neid, ärge lihtsalt vastake jah või ei, vaid põhjendage ka. Tõhusad koostööformaadid tähendab seda, et me tahaksime, et te ragistaksite ajusid ja arutleksite omavahel seda, milline koostöövorm on teie hinnangul Ida-Virumaal võrdsuse valdkonnas selle edendamiseks kõige tulemuslikum. Kas see on mingi selline teineteiselt õppimine, et saavad erinevate KOV-ide inimesed kokku, keegi on midagi teinud, on ehk hästi teinud või on ka täiesti läbi kukkunud, ka vigadest õppimine on väga head koostööformaat ja te arutate, inimesed arutavad omavahel, oma kogukondade sees või peate tõhusamaks pigem seda, et tuleb väljast mingi ekspert, räägib, seletab, õpetab ja saab temaga arutada või on hoopis midagi muud. Jälle toetuge sellele infole, mida te siin kuulsite ja ka oma kogemustele ja jälle täpsustage ja põhjendage palun oma seisukohti ka. Ja tõhusad koolitused natukene sarnane, et mis võiks olla see, mis motiveerib inimesi koolitusel osalema teie hinnangul või mis teid motiveerib? Kas oluline on näiteks koolituse toimumise asukoht, tahaks kindlasti saada Saaremaale või tegelikult tahaks oma kodu lähedal?
Kas tahaks, kui on mitmepäevane koolitus, seda teha järjest intensiivselt või pigem poole aasta peale ja laotatuna? Kas ma tahan õppida koos kolleegidega või teiste KOV-ide inimestega? Täpsustage ja põhjendage oma arvamusi. Ja kuidas saab siis ka soodustada seda, et see, mida me koolitusel päriselt õpime, et me siis seda päriselt ka oma töös rakendaksime? Mis meetodid, mis tuge selleks vaja on? Vot, sellised teemad. Laudkondades oli väga lõbus arutelu, osades oli väga tõsine arutelu ja osades oli väga kirglik arutelu. Et nüüd tahaks kuulda kangesti, mis siis laudkondades räägiti. Me saame anda mikrofoni. Kus on esimese laudkonna inimesed, teeme järjekorras. Kes teist rääkida tahab, mis te arutasite? No. No selge. Ja, anna sinna mikrofon, siis saab rääkida ja ma ei tea, kelle kätte mikrofon läheb, tõstke. Ahah. Ja kui keegi tahab siis küsimusi küsida, vastu vaielda, siis meil on teine mikrofon, mille me saame ka anda, et kõik peab mikrofoni minema, muidu ei jää salvestisele. Hästi lühidalt, et meil oli selline pedagoogi töö, et kuidas jõuda üldse koostöösuutlikkuseni. Et hästi palju alguses läks juttu halbadele kogemustele, et kuskil keegi pettis või õnnestunud ja et kuidas siis uskuda, et nüüd järgmine kord paremini minna ja see tähendab tegelikult koostöö õppimist, sellest palju rääkisime ja selleks tuleb ka aega võtta. Et koostöö ainult käsukorras ei käi, vaid selleks tuleb motiveerida, õppida, aru saada, mis on ja siis me jõudsime selleni, et sealt nüüd üldse püsida laua taga peaks kõigepealt jõudma ühise võiduni. Et see aeg tuleb ära kannatada ja nii kaua suuta nagu üheskoos hoida, et otsitakse üles, mida me kõik võidame ühiselt. Ja kui see on leitud, siis on juba suutlikkus ka nii kaua veel püsida, et unustatakse ära, et aasta tagasi keegi tegi tünga või 2 aastat tagasi seal pani jala taha aga nüüd meil on ühine eesmärk, nüüd läheme edasi ja meil on vaja ju homme ühiselt midagi paremini teha. Ja mida tähendab koostöö, see on see, et mitte üks võidab ja teine kaotab, vaid me lepime ühise eesmärgi nimel kokku, mida me mõlemad teeme, võib-olla ka loobudes on nii nagu abielu, et mõlemad abistame üksteist ja võidame koos midagi, loodetavasti. Ja umbes nii tuleks protsessi üles ehitada, ja siis me jõudsime rääkida ka sellest, et vahel takistavad formaalsed piirid, see oli väga hea tähelepanek, mis tuli juurde ja siis võib viia nüüd neid ühisistumise vorme nagu mitteformaalsesse keskkonda, et sageli see formaalsed raamid kipuvad takistama arutelusid. Meil kõigil on mingid rollid ja mingid formaalsed funktsioonid ja sealt tulevad mingid nagu vähemalt ettekujutatud piirid, mida me ei tohi ületada. Aga kui viia kuhugi, siin oli küll natukene kraadidega jookidest oli juttu, aga vähemalt keskkonda, mis on mitteformaalne, kus me tunneme vabalt ennast, mis ei ole ametlikus ruumis, siis võib-olla me suudame unustada ära nii ka need varasemad võib-olla ebameeldivad kogemused, meie oma piirid, mis meie sees on mingite ametiülesannete või piiride tõttu ja sealt edasi juba jõuda, et mida me siis ikkagi koos võidame ja mida me teeme. Umbes nii me arutasime. Et vot selline jutt. Kas tahab keegi täiendada, küsida, vastu vaielda, jagada midagi? Mikrofoni palun. Alkohoolse poolega jooke kaalikus. Teie, jah. Kui keegi tahab esitada veel küsimusi või kommentaare, et siis ikkagi mikrofoni palun. Seda saame ka lahendada töölilt. Seda tuleb lihtsalt nagu mõelda, kuhu me neid ajame. Kas Ida-Virumaal ei ole mingit saart, vaata, ajaks neid nagu kuskile üksik saarele? Ehitame saare kõigepealt.
ei no ma arvan, et kuskile võiks neid ikka ajada, vaata sealt, kus ei ole võimalik nagu põgeneda. Aga selles mõttes meie üritasime nüüd, teine siis meeskond üritas nagu läbi käia kõik 3 nagu punkti. Ja selle esimese, mis oli selle analüüsi tulemuste peegeldus, siis selle koha pealt nagu üllatusi väga nagu ei tulnud. Et selles mõttes, et inimesed olid nõus, aga mis võib olla sellised lisakommentaarid teile tuleviku töö jaoks, nagu siis Helen kirja endale panna, et tegelikult inimestel oli raske nagu arvata, kuidas see analüüs läbi läinud või ei läinud, sest nad ei olnud selle eelanalüüsiga siis enne nagu kursis olnud. Ja seega nagu järeldada, et kas siin tuli midagi üllatavat või jäi midagi nagu ütlemata, oli raske öelda, sest ega inimesed ei teadnud, mis seal sees nagu on, nagu, et millest seal veel võiks olla. Et see kuidagi nagu see pool natuke jäi väheseks. Siis see teine punkt, et tõhusad koostööformaadid, et siin võib olla nagu selle eelanalüüsi jaoks ka veel, et kui see küsitlus oli, et ma ei tea, kuidas selle programmis nagu planeeritud on, et kas tulevikus ka need mingid küsitlused tulevad või midagi. Et siis natuke oli seda poolt välja tulnud, et kui need küsitlejad olid inimesi siis küsitlenud, siis tegelikult ma saan aru, et enamus küsitlejatel tekkis küsimus, et miks neid küsimusi nende käest küsitakse. Siis ega see küsitleja ei osanud nagu vastata, nagu, et miks neid küsimusi küsitakse. Et lihtsalt oli käsk antud küsida ja seega võib-olla see, kes vastas, ei osanud ka nagu vastata, kas ta peab nagu laiemalt vastama või kitsamalt vastata, sest see jäi selliseks nagu, et noh, see on lihtsalt markeering teile nagu tuleviku töö jaoks. Aga nüüd, mis puudutab seda siis tõhusat tööd, et leidsime, et väga oluline on siis moodustada ekspertgruppe. Et siin oli välja toodud see, et hea, kui see on võib-olla nagu ka see, et kuidas nagu need juhised peaksid nagu valmis saama, eks ole, meil tulevikus. Et tegelikult nagu meie grupp leidis seda või inimesed siis nagu ütlesid välja seda, et hea oleks, kui pikaajalise protsessiga nagu käiks ühed ja samad inimesed koos ja arutaks nagu koos, mitte kuskilt läbi Teamsi või küsitluste ajal mingisuguseid asju ja paneks nagu ise enda poolt need juhiseid kokku, eks ole, mis parandab mind, kui nüüd valesti ütlen, et jah, oma vajadustest lähtuvalt, et juhiseks saaks valmis nagu kõikide jaoks, nii teenuseosutaja jaoks kui KOV-i jaoks, sest tõenäoliselt igaühel neist on oma mingisugune kokkupuutu selle võrdsusteemaga. Et nad ei ole kõik ühe nagu nii-öelda labidaga löödud, on ju, oma öeldes, et noh, selles mõttes lähtuvalt siis ise oma vajadustes, aga et võiks olla siis konkreetsed juhised, mida siis need KOV-id peaksid jälgima, mida teenuseosutaja peab jälgima oma teenuste osutamist, mida näiteks haridusasutused peaksid siis nagu eelkõige jälgima. Aga need võiks sündida siis üheskoos, mitte see, et koos siis nagu nende eksperditega ja siis, kui see juhis saab valmis, siis alles läbi mängida, et kuidas see juhis reaalselt toimib mingisuguse asja peal. Et kui näiteks KOV hakkabki muutma oma mingisugused korrad või tekitama või tegema, üle vaatama arengukavad, et siis kas see juhis on ikkagi seal nagu abiks või pigem ta on segavaks faktoriks ja kas sellest üldse kasu on või ei ole. Et see oli nagu see pool. Ma küsin korra vahele, et põhimõtteliselt võiks olla ennem siis juhend, siis see koos nii-öelda läbi testida ja siis juhendit parandada. Just. On nii? Nii, said vastuse. Siis nüüd see kolmas, et tõhusad koolitused. No meie seltskond leidis ka nagu seda, et võiks koos kuskil saada. Päris alkoholini me veel ei jõudnud. Me hakkasime sellest, võiks minna nagu kuskile lähetusse ja vaadata, et kuidas välismaal need asjad nagu toimuvad, et praktikast just näidata, aga siis me arvasime, et võib-olla ressursse ei ole, aga piisaks sellest ka Eestis nagu häid praktikaid nagu üle Eesti vaadata ja reaalselt nagu näpunäited sellised, et kuidas siis, kus, mis toimub. Siis teine asi, mis oli välja toodud, et need koolitused peaksid toimuma ka mitteformaalses keskkonnas, eks ole, et ongi sul
natuke nagu sellist mingit präänikut seal juures on ju, et sa teed tööd, aga õhtul sa võib-olla saad ka oma seltskonnaga ka rohkem omaseks ja saad nagu sellist mingit fun'i teha. Et sellised nagu pikemad koosviibimised, mis aitaksid nagu sellistel koolitustel kaasa, et suht raske on keskenduda koolitustel, kus sa tuledki 3 tunniks. Sa läbid selle koolituse ja sa tegelikult juba jooksed nagu teise asja ajama, et sellist laadsed koolitused võiks olla nagu pikemalt ette planeeritud ja nad võiksid olla ka nagu pikemaajalised, mitte see, et sa 3 tunniks saad kähku kokku ja sul tegelikult peas juba keerlevad teised mõtted, sul on juba 3.-4. kohtumine ees ja sa ei saagi ennast nagu 100% siia keskenduda nagu siis sellele hetkele, kus sa praegu oled. Väga hästi. On kellelgi küsimusi, kommentaare? Ma näen, et Olgal oli. Ei, sa tahad lihtsalt rääkida? Just, koostööd ei saa teoreetiliselt õppida, ütlen ka mikrofoni. Aga siis jätkame meie, et grupp number 3 meil õnnestus läbi käia kõik 3 küsimust ja siis meie grupi poolt räägib Kirke, aga teised täiendavad. Mis puudutab siis tulemuste peegeldust, siis tegelikult meil mitte midagi sellist, et vau, efekti ei olnud. Et ei olnud midagi sellist, mida me tegelikult ei teadnud. Et me näeme neid asju tegelikult iga päev enda töös. Võib-olla, mis oli selline natukene naljakas isegi oli selline, et inimesed arvasid, et nad teavad sellest võrdsuse teemast kõike või arvasid, et nende teadmised on piisavad võrdsuse teemast, kuigi tegelikult nad oma igapäevatöös või põhimõtteliselt üldse vähemalt enda arvates ei puutu sellega kokku. Et kuidas sa arvad, et sa tead piisavalt, kui sa isegi seda mitte kunagi teadlikult ei tee? Tõhusatest koostööformaatidest nii palju, et me arvasime vähemalt omakeskis, et võib-olla meil nii häid praktikaid ei ole KOV-ides, et me üksteisest saaksime õppida. Et ta on ikkagi üsna selline uus teema ja vaevalt, et KOV-id sellega süvitsi tegelevad. Et pigem me jääksime siis vähemalt alustuseks selliste väliste ekspertide kaasamise juurde. Ja tõhusate koolituste koha pealt, et kindlasti on see asukoht väga tähtis. Samuti nagu varasemalt Regina rääkis, et kindlasti nad ei tohiks olla sellised paaritunnised, et jõuad kohale, jood kohvi ja jõuab ära minema. Koolitus ise peaks olema iseenesest lihtsalt juba huvitav, see koolitaja peab olema huvitav, ta peab olema üles ehitatud huvitavamalt. Kindlasti mitte selline koolitaja, kes on tulnud nii-öelda, et paneb raamatust mingid slaidid kokku. Et see inimene peab olema ise praktik, suutma näiteid tuua ja nii edasi. Et raamatuid lugeda me oskame kõik ise ka. Ja koolitustel õpitu rakendamine töös, siis et seda teha, see õpitava läbimäng oli selline küsitav, et mida me seal töö juures ikka nii väga mängime, on ju. Võib-olla meie jäime pigem põhjalike juhendmaterjalide juurde ja kindlasti peab olema siis tugi pärast KOV-is. Et käin küll koolitustel ära, aga kui pärast mind töö juures mitte keegi selle ellu rakendamisele ei toeta, siis mis ma seal käin? Üksi vehin on ju. Ja kindlasti peaks olema siis KOV-is vähemalt siis kindel inimene, kes selle teemaga tegeleb, et kui tegeleb 20 inimest kõik korraga, igaüks teeb midagi kuskil nurgas, võib-olla dubleerivad, siis asi lihtsalt ei päde. Mina võib-olla lisan siia juurde, et see, mis puudutab eelanalüüsi, siis ma nõustun Reginaga ja Regina meeskonnaga, et väga üldistatud kujul oli ette antud eelanalüüs, et tahaks just valdkondade lõikes seda nagu näha. Ja see, mis puudutab koolitusi, siis tegelikult kui te tahate, et teie poolt pakutavad koolitused oleksid väga tõhusad, siis teil tulebki kaasata poliitikakujundajaid ka.
et mitte spetsialistide tasemel, vaid ka poliitikakujundajaid, kes päriselt saavad asjadest aru ja võib-olla nagu teevad need teemad kohustuslikeks. Et siis on tulemus. Aitäh! Kas on keegi veel, kes tahab peegeldada, kommenteerida, täiendada, öelda, et ta ei ole mitte millegagi nõus, seda võib ka öelda. Kui praegu rohkem ei ole, siis ega siis palju enam rääkida ei olegi. Tahtsin lihtsalt korra üle rääkida, et kuidas edasi ajakavaliselt. Mainisin juba, et hakkame nüüd nende päris sisutegevustega peale. See peale hakkamine tähendab muidugi nende kokkuvõtted me nüüd analüüsime läbi ja seda ma hakkasin tegelikult rääkima. See esimene sisutegevuste etapp ongi see, et me võtame kokku nii selle, mis me analüüsisime ennem ära, võtame kokku selle, mis me täna siin kuulsime, kõik selle, mis me rääkisime intervjuudes. Meil on ka mõned kontaktid, kellega me võib-olla selle planeerimise faasi käigus veel tahame natukene peegeldada mõtteid. Ja järgmisena me hakkame tegema kahte asja. Eelkõige planeerima nüüd suvi tuleb peale, inimesed tahavad mööda Eestit laiali sõita, mitte meie, vaid inimesed KOV-ides ja kedagi kuhugi koolitusruumi keset palavat suve ei kutsu. Küll aga me hakkame siis valmistama ette koolitusi. Me mõtleme nüüd väga hoolega läbi selle, kuidas neid koolitusi üles ehitada. Meil on lai raamistik ees, mis teemavaldkonnad seal peavad olema käsitletud, mis mahus see koolitus peab olema ja kellele see koolitus peab olema. Nüüd kõik see, kuidas neid teemavaldkondi omavahel kombineerida, kuidas neid koolitusgruppe koostada ja kuidas neid koolitusi nii-öelda läbi viia, mis teemad seal täpsemalt sees on. See on see, mida me siis nüüd kavandama hakkame ja selleks on see teie sisend ka väga oluline. Samamoodi hakkame me nüüd mõtlema tugisüsteemi peale. Ehk tugisüsteem on seesama tore juhend, mida me oleme lubanud, et me teeme ja selline võrgustikutöö. Ka see vajab, juhend on võib-olla natukene nii-öelda lihtsam ja loogilisem ja kergem välja mõelda, mis siis annab ülevaate sellest, et mis see KOV tegema peaks, kuidas tegema peaks, mis kohtades ja nii edasi. Kuidas seda võrgustikutööd korraldada, see on selline paras mõttepähkel praegu. Meil on, nagu ma ka varem ütlesin, ideid intervjuudest päris palju. Et kui alguses oli selline mõte, et tuleb uus võrgustik luua ja nii edasi, siis tegelikkuses võib-olla on nagu tõhusam ikkagi kasutada ära seda, mis juba toimub, need koostöökontaktid, mis inimeste vahel juba olemas on. Aga kõik see formaat, seda me täna ei oska öelda, kuidas see olema hakkab. See on nüüd see, millega me samuti hakkame juunis tegelema. Kõik need tegevused kestavad võrdlemisi kaua. Projekt ise lõpeb 2027. aasta oktoobris. Koolitustega on siis niimoodi, et me hakkame neid nüüd ette valmistama, siis hakkame koolitusi mingi aja pärast korraldama ja ütleme nii, et laias laastus sellest sügisest kuni 2027. aasta jaanuari lõpuni või ütleme 26. aasta detsembri lõpuni on see periood, kui me need koolitused läbi viime. Neid gruppe on planeeritud päris palju, nii et seal on vaja nii-öelda aja peale hajutada. Küll aga ma võin üsna kindlalt öelda, et ilmselt ei hakka keegi veel septembris nõudma kedagi koolitusruumi, sest see vajab ikkagi pigem ettevalmistamist, et kõigepealt paneme paika plaani, paneme paika õppekavad, paneme paika kõik selle, kuidas, mida ja keda ja siis hakkame kutsuma teid koolitustele. Ja tugisüsteemiga samamoodi, et see siis periood hakkab nüüd peale. See võrgustiku käivitamine on algselt planeeritud umbes sellest sügisest, oktoobrist, aga see siis toimub kõik kogu projekti lõpuni. Ja selle võrgustiku juures on ikkagi oluline aspekt ka see, et me ei taha luua midagi, mis on jälle projektipõhine. Ehk et me tahaksime jõuda selleni, et Ida-Virumaal on erinevates omavalitsustes olemas inimesed, kes võtavad selle teema nii-öelda enda südame teemaks, kes on selle teema omanikud ja et see võrgustik oleks võimeline edasi toimetama ka peale seda, kui see konkreetne projekt läbi saab. Et sellega tuleb lihtsalt natuke siis tööd teha. Ja nõustamistegevuste peale ehk siis need nii-öelda olulised projektid ehk siis KOV-ide igapäevatöö toetamine. Sellega me hakkame plaane pidama täpsemalt selle aasta detsembris ehk aasta lõpus, kõike korraga ei ole võimalik ja see toimub siis ka kenasti kogu projekti lõpuni. Küsimusi selle kohta, kas on?
Kus see mikrofon jäi? Siin. Mikrofon jäi nii otsa, et ma ei näinud ise seda. Ma enda jaoks täpsustavalt tahaks teada, mis asi on lõimejuhend. Väga hea küsimus. Panin jälle eriala termini. See ongi see ühesõnaga juhend selle kohta, kuidas soolist võrdõiguslikkust, võrdseid võimalusi ja ligipääsetavust nii-öelda edendada ja arvestada absoluutselt kõigis KOV-i tegevustes. Et juhend, kuidas sa selle teemaga pead tegelema, kus sa seda teed, mida sa seal vaatad, mis sammudega sa neid asju teed, kuidas sa seirad, et kas on tehtud või ei ole tehtud ja hindad, kas nagu päriselt oli midagi kasu ka või mitte. Et see on see lõimejuhend, ehk siis võrdsuslõime on see nii-öelda ilus ümmargune termin, mis kõige selle kohta öeldakse. Kas see on siis selline, mis tuleb nagu KOV-i põhine või see tuleb maakonna põhine? See tuleb selline, mis on tegelikult KOV-idele suunatud ja mis ei ole nüüd nii-öelda maakonna spetsiifiline, et seal on üldprintsiibid ikkagi kirjas. Kuna nii-öelda need konkreetsed arvud, need konkreetsed olukorrad võivad muutuda ja võivad tänapäeval muutuda päris kiiresti, et mis probleem on meil näiteks kõige suurem, mis grupiga on meil täna kõige rohkem muresid. See ei pruugi olla see sama grupp, kelle võimalused on 10 aasta pärast näiteks kehvemini kaitstud. Seetõttu peab see olema natuke sellisel üldisemal tasandil, eks ole, et ta ei lähe konkreetselt selleni, et 2025. aastal oli nii ja nii palju inimesi, ma ei tea, selles haridustasemes, aga nii ja nii palju inimesi juurde ei pääsenud, nüüd ta nii, et nii täpselt ta minna ei saa, et see on selline üldisem, mida saab tegelikult kasutada ka muudes KOV-ides, aga ta on mõeldud kohaliku omavalitsuse jaoks, kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks. Kas KOV-is erinev? Ükskõikide jaoks. Kas ta siis on nagu juhend mingisuguse dokumendi loomiseks või? Kas ma saan õigesti aru? Muuhulgas võib olla see ka dokumentidega seotud või siis näiteks teenuste planeerimiseks või projektide planeerimiseks. Seal on neid erinevaid aspekte. Mina tahtsin küsida, mida see kontrollnimekirja koostamine tähendab, seal soolise võrdsuse, et mina olen haridussüsteemiga seotud olnud, et kuidas sinna mehi saada, et seal, kus on järgmine mees, eks töötab? Ei, pigem seal on see inglise keeles on see hea väline checklist, mis eesti keeles kõlab nagu mingisugune riigikontroll või järelevalve tuleb sisse. See on kontrollnimekiri kõige lihtsam, et kui see juhend on nüüd hästi detailne, võrdlemisi detailne, eks ole, kuidas täpselt mingit asja teha, siis kontrollnimekiri on pigem sellisel tasemel, kuna seda veel ei ole, siis ma ei saa teil täpselt öelda, milline tuleb, et me hakkame seda vaatama. Aga et kas näiteks, et kas koguta statistikat soo lõikes, kas koguta statistikat vanuse lõikes teenuse kasutajate kohta, et sellised asjad, põhilised asjad, mida sa peaksid tegema selleks, et sa juba looksid tingimused, et sul on võimalik seda võrdsust lõimida ja seda jälgida. No see on natuke teine täpsem küsimus, et ei. Igaks üks võib-olla siis peame selle asja ära klattima, et soolise võrdsuse edendamine ei tähenda seda, et me nui neljaks otsime koolidesse mehi tööle või tehastesse või ma ei tea, kaevandusse naisi tööle. Et me ikkagi peame vaatama, et kõigil, kes tahavad ja kõigile, kellele see töö sobib, nende enda jaoks ja nende võimete ja eluolu jaoks, et neil oleks võimalik sinna minna, kedagi vägisi kvootidega me sisse tooma ei hakka, et see on erinev asi. Et sellepärast ei pea muretsema, et hakatakse vägisi mehi ja naisi igale poole sisse tooma. Tõsi, sooline osalus poliitikas või naiste osalemine poliitikas on minu südameteema, võin teiega tundide viisi sellest rääkida. Olen kirjutanud paar teadustöödki sel teemal. Tegelikult ei ole see päris tõsi. Tegelikult naised valivad ka Eestis naisi päris hästi, kui need naised seal nimekirjas on koha peal, Riigikogu valimiste puhul, eks ole, koha peal, kus nad sinna päriselt võivad Riigikogus sisse saada. Kui see naine on seal nimekirjas 55, kes niikuinii sisse ei saa, siis teda ei valita ka. Ega kohalikus ikkagi analüüsid ütlevad, et valitakse, aga naisi on natuke vähe seal valikute seas. On veel küsimusi?
ja see kontrollnimekiri ei ole kvootide nimekiri, et õpetajatesse nii palju naisi, volikogudesse nii palju mehi. Ei, see ei ole see. Kohalikes omavalitsuses lihtsalt nagu huvitav fakt, Ida-Virumaal vist on, tähendab, igal pool on tegelikult niimoodi üle Eesti, et umbes 3/4 kohalike omavalitsuste teenistujatest on naised, aga kohalike omavalitsuste nii-öelda volikogude liikmed ja need valitud liikmed, neist on valdav osa mehed, vastupidi 3/4 umbes siis või 70%. Kirjutan alla, valige volikogudesse naisi, kui on naised nimekirjas. Ja mina isiklikult lähtun alati sellest, et valimistel valin naise. Tehke nagu mina. Päevad kohe. Teeme sellel teemal ka projekti, et naisi poliitikasse saada. Nii, on veel küsimusi, kommentaare? Kui ei ole, aga tekib. Ja. Ma annaks Kersti annab mikrofoni teile, aga muidu ei kosta jälle teistele. Nüüd see viimane punkt, mis on ju hästi praktiline, võrgustiku käivitamine ja toetamine, et paari sõnaga võib-olla, sest see on ju hästi konkreetne ja mis näitab, kuhu välja viiakse. No olingi mõte on selles, et kuna see võrdsusteema on selline natuke ümmargune, natuke segane, natuke naljakas ka, eks ole, nagu siingi ja siis natuke nagu ega päris täpselt aru ei saa ja siis on hirmu ka, et äkki nüüd vägisi peame, ma ei tea, keda tooma sisse, et peame võtma tööle ühe jalaga mustanahalise swahili keelt kõneleva, aga asjast mitte midagi taipava inimese, eks ole, et päris nii see ei ole. Selleks, et üldse ei ole nii, keegi naeris selle peale, üldse ei ole nii, kinnitan. Selleks, et üksteist toetada, selleks, et seda tööd päriselt ikkagi edasi tehtaks. Selleks on vaja ka seda, et on see ruum ja võimalus omavahel asju arutada, õppida üksteiselt, nii sellelt, mis on läinud hästi, kui ka sellest, et ma proovisin ja absoluutselt ei tulnud välja, mitte midagi aru ei saanud ja ei osanud ja koos arutada. Siis selleks ongi see selline tugi, võrgustik omavalitsuse töötajad, pluss ka poliitikakujundajad loodetavasti, pluss ka kogukondade esindajad, sest ega siis omavalitsus ei toimeta ainult ju oma töötajate jaoks, vaid ikkagi kogukonnad on need, mis on kasusaajad. Selleks kuidas me täpselt seda veel teeme, seda plaani me hakkame nüüd hauduma, eks ole. Et plaan on see võrgustik luua, plaan on see võrgustik käivitada. Tõenäoliselt me poogime selle mõne teise toimiva võrgustiku juurde, sellepärast, et muidu ei jõua, iga päev peab mõnel võrgustiku üritusel käima ja muud enam elus teha ei saa, et see ka nagu ei kõlba kuhugi. Ja selle 2 aasta jooksul, mis selle projekti ajal see nii-öelda võrgustiku töö toimub, siis meie toetame ka seda, et saaks nii-öelda neid teadmisi anda, et saaks võib-olla eksperte kutsuda, et saaks modereerida, et seda võrgustikku käima lükata ja leiaks sealt need inimesed, kes on valmis sellega toimetama edasi ka peale seda, kui projekt ära lõpeb. Kui me oleme nüüd KOV-idega rääkinud, siis tegelikult valmisolekut võrgustikutööd toetada, olgu selleks kas või ruumi andmise näol, on olemas päris palju, aga see tuleb kuidagi siis ilusti ära struktureerida. Et see on see plaan. Veel on ümmargune. Vot. Kui praegu rohkem küsimusi ei ole, aga kui küsimusi tekib, mu kontaktid, võtke julgelt ühendust. Kes tahab otse telefoni saada, siis võib skännida seda QR-koodi. Aga aitäh teile kõigile osalemast. Saadame teile need slaidid, ma arvan, et homme äkki saab juba laiali saata. Vaatan Annelile otsa läbi prožektorite. Ja kui nüüd kõik salvestusega läks hästi, siis ka salvestuse paneme üles ja saadame lingi laiali, et saate järele vaadata. Aitäh veel kord!